Tšauki, tšau! No nii, me oleme tagasi. Ehk Jaa. siis te ei saa meist rahu. Ja see on esmaspäev. Nii et Ja. ilusad esmaspäeva teile. Ja. Teine esmaspäev koos Teine meiega. esmaspäev koos meiega. Ja nagu te aru saate, siis miks me valisime esmaspäeva? Selleks päevaks on sellepärast, et siis te alustate nädalat koos meiega. Just. Ja siis tuleb hea nädal. Parim. Ja. Imeline. Just. Aga kuidas teil siis see nädal läks? Issand, see oli õudne nädal, ma võin öelda. Reaalselt minul ei läinud üldse väga hästi. Nagu, mitte, et see oleks kuidagi olnud tingitud otseselt podcasti pärast, aga lihtsalt vahest see kuuseis on selline, et ma ei tea, Marss on maal ees. Võib-olla oli täis ja kuu. mida iganes. Ma ei tea, mul oli suht igav nädal. Vaadake, ma sain uued prillid. Päris kenadeks. On, väga kenad. Ma näen paremini lausa. Ma nagu autoga sõites ka tundsin, et ma näen päriselt, kuhu ma sõidan. Mis on väga positiivne, sest et eelnevalt ma ei näinud. Nii et ta oli meil see ohtlik liikleja. Just. Liikluses. Aga nüüd ma näen seega. Nüüd ei pea kartma, kui te mind liikluses näete. Veel tore, et sa veel elus oled, kes sa sealt kuulad seda. Super. Et Jäänd auto alla. just. Jumal tänatud, et peale siis uued prillid sai. Ja, just. Ja muidu käisin tööl ja midagi erilist. Me käisime seal ju. Töötoas. Ja ma kinkisin siis Bellale, Lottele ja endale ka siis sellise tegevuse, et me saime teha ise endale huulepulgad. Üliäge. Seepärast, et ma olin kogu aeg otsin nagu mingit tooni, mis mulle sobiks huultele, aga ma ei leidnud seda ja siis ma tegin ise lihtsalt. Et nagu... Meil kõigil on peal ka see praegu. Ja meil on kõigil nagu erinevad toonid, aga samas neil on nagu mingi sarnane süke kuidagi... Ja läike. Ja reaalselt me saime isegi, see saab sädelust panna, sa said seal lõhna panna, minu oma lõhnab nagu kaneel. Ja Jonna niimoodi munust pani seda lõhna sinna lubatust arvust rohkem. Ma panin natuke rohkem kui tohtis. Ja, aga tal ainsana lõhnab ka. Ja. Nii et vahest tasub teha nii. Järgmine kord panen rohkem. Nagu sulle öeldakse või mitte ära tee nii, nagu sulle öeldakse just. Teistpidi jah. Ja kui see oli väga, väga lahe. Ja väga mõnus see koht oli ka. Asi oli see, et me nagu otsustasin, tahaks niisama sponsoreerida, aga lihtsalt see tõesti oli väga äge. Aga ma tõesti ei oska teile hetkel öelda, mis selle koha nimi oli, kus me seda tegemas käisime. Kui teil on huvi, siis kirjutage meile. Küll me üles otsime selle koha siis. Ja see saab huuleläikeid ka teha, nii et järgmine kord siis me neid tegema. Ja Eva Lotte? Mina käisin juuksuris. Ja siis koolis. Tema oma kena soenguga ja siis mul mingi lokutud. Ja me mäletate, me ütlesime esimeses episoodis, et varsti te näete meid siin dressides ja rasvaste peadega ja karvaste kulmudega. Veel? Mul on plekk ka juba peal. Saad aru? Ma hoian kätt ees. Ja, et me nüüd oleme nagu mugavamaks muutunud siin. Enam ei ole nii pidulik see. No lihtsalt üks tuli otse juuksurist põhimõtteliselt seega nagu... Ta ei saanud aru, et meil täna on siuke mustad juuksed päev. Me Jonnega ühiselt saime aru, aga ta... Ma tulin otse töölt, nii et mul on valikutki väga. Ma ei tulnud. Keegi saatnud mulle mingit seda memo, vaata. Ma ei tulnud. Mul lihtsalt ei ole juuksepesupäev. Jah, õige, ei peagi iga päev päris juukseid pesema. Voot, aga mis me veel tegime? Mina käisin isaga teatris. Rohkem väga ei tahaks minna, seepärast, et me ainult kaklesime. Okei, lõpus saime ikka sõbraks tagasi, aga algus oli küll ikka ligadi-logadi, ütleme niimoodi. Ja me Evalotega ka eelnevalt rääkisime, et ma ei tea, mis märk sellega on, aga kui sa lähed isaga kinno, kinnoteatrisse, kuhu iganes, või näiteks poeg läheb emaga, aga ikkagi on juba nagu näha, et teil on vanusevahe, siis alati vaadata teid just kui nagu isa ja tütart, vaid vaadatakse kui suhtes olevaid inimesi. Siis nagu nii mõnigi pilk oli teatris selline, et huvitav, kas nad on suhtes või nad on isa ja tütar. Ja et jah. Võib see silt otsaita või siis kaela panema vaata, et ta on mu isa. Ta on mu isa, tegu on isaga. Mitte sugar daddy'ga. Just. Nii et see oli väga omamoodi kogemus. Ja. Aga räägime siis, mis me tagasisideks saime või? Esimesele.
episood? No kõigepealt see, kui ma vaatasin seda videot nii-öelda, siis ma olin, et okei, ja sa lähed teed endale lõuapiirkonda botoxit veid, sellepärast et lihtsalt see oli õudne. Ma reaalselt mõtlesin, ma ei vaata seda videot. Ma häälega harjusin ära. Paljudel inimestel see, et ei suuda oma häält kuulata, Bella ikka ei suuda, see ei kuuladki väga seda. Ma kuulasin mingi paar minutit ja siis ma olin mingi, ei, ma ei viitsi. Mina harjusin ära enda häälega, aga vaatamine on küll siuke, et kurat, sealt võiks teha ja siin võiks olla, ma ei tea, pagan, see vasak silm on kõrgemal kui parem, et mis teha saaks vaata. Raudselt keegi läheb nüüd sinna eelmise video vaatab, et oota, mis see Jonna ikka rääkis ja siis suvi peal sisse ka vaata. Paar screenshoti. Ma peaks ise võib-olla tegema. Ei ole vaja. Ei ole vaja. Ei aitäh. Et jah, see oli minupoolne mis ma nägin meie välimuste osas. Tüdrukud olid kõik väga kenad. Minu arvates. Ma ei tea, ma ise vaatasin ka, et see site profiil on natuke, et pöörame siia pool. Ja nüüd me vaatame niimoodi, vale ei vaata. Aga muidu tagasiside tegelikult on küllaltki positiivne olnud, ütleme nii, et ma ei saa öelda, et oleks nüüd olnud väga negatiivset või midagi sellist, ainult meile kirjutatud ei ole niimoodi, et issand, see oli ikka nii õudne. Ärge rohkem aitab error. Ei ole vaja kirjutada ka nüüd. Pigem oligi, et tubli tüdrukud, et siis asja oled ette võtnud. Ja pange täiega edasi. Et ootan juba järgmist seda osa ja et väga põnev oli ja kindlasti ma sain isiklikult inimestel tagasisidet, kellel ma elu sees ei arvanud, et ma saan. Kes ütlesidki, et nii lahe, millal uus episood välja tuleb. Et see oli väga positiivne. Ja see oli küll tore. Jah, et positiivselt oli kindlasti rohkem. Aga selles suhtes ka meie oma kogemused, mis me seal rääkisime, tõid kaasa ka teatud gruppides võib-olla teatud teemasi uuesti või natuke klatš läks laiali, ütleme niimoodi, või hakati rääkima, et mis need tüdrukud rääkisid seal, issand, miks nad niimoodi ütlesid. Nii küll ei olnud. Enam-vähem midagi selleks põhimõtteliselt, et jah. Seda siristanud natukene. Tõstatasime teistel jututeemad. Podcastid, näed, juba vajalikult. Jah, just. Eemes ilma. Jah, nii on. See on hea. Ja mis negatiivne tagasiside tuli ka, vähemalt mina sain. Ma sain oma vanematelt negatiivset tagasisidet, mille koha pealt ma ka ei üllatu. Ma lihtsalt tean oma vanemaid piisavalt selleks, aga ma loodan, mu vanema mind maha ei löö sellest, et ma seda praegu ütlen. Aga mu vanema rääkis mulle põhimõtteliselt, et mu ema oli öelnud, et ta kuulas ainult natukene sellest podcastis, sellepärast, et ta ei viitsi seda kuulata, sest et Jonna rääkis liiga palju ja et Jonna arvab endast liiga palju ja et ta vihkab Jonnat. Seega ta kuulas natukene sellest ja pani selle kinni, mis oli minu jaoks väga suur hoop, põhimõtteliselt noaga südamesse, sest et mu ema on väga tšatšiv inimene, aga sükest asja öelda ei ole minu jaoks okei. Ehk siis see tegi väga haiget mulle ja seda oli väga-väga raske Jonnale öelda, et süke asi oli öeldud minu ema suust. Ja mu isa, mu kasuisa oli ka süke ta ütles läbi lillede, et see ei olnud midagi erilist põhimõtteliselt, aga samas ta ütles, et siit on ainult paremuse poole arenemist. Seega, see oli süke. Aga ongi, ma imestavad, et nad niimoodi arvasid, sest et tean neid piisavalt selleks, et kui neile ei meeldi keegi, siis neile ei meeldi keegi. Ja mis ma sellest arvan on see, et muidugi see teeb mulle haiget, seepärast, et ma arvan, me igaüks tahame ju meeldida oma sõbrannade vanematele. Mõtle, kui nõme, kui keegi sind vihkab. Et see on ju ebameeldiv, see tekitab sinus halba tunnet. Uske mind, me filmime praegu juba mitmendat korda, sest ma olin nii kinni, sest mul peas käis kogu aeg, et ära räägi liiga palju, muidu teistele tundub, et Jonna ainult räägibki. Aga samas siin ma olen see, et jah, see podcast oli minu idee. Ilmselgelt ma pean siin ka kõige rohkem rääkima, sest minu peas on ideed, asjad. Mina räägin tüdrukutele põhimõtteliselt ette, et seekord on selline teema, meil on sellised kirjad, kes mida loeb. Jah, ma dikteerin. Aga me keegi istuks siin, kui mul ei oleks idee pähe tulnud. Ma ei saa öelda, et see on nüüd minu idee. Oleme ausad, meil on ka tegelikult, ma täiesti julgelt võin öelda, et meie 2 naisterahvast
kes teevad salajutte, teevad väga head asja ja nad tõesti loevad kirju ette seal. Jah, mul tuli ka idee sealt kaudu, ma täiesti julgelt võin seda tunnistada. Kui nad peaks seda kunagi kuulama, siis tüdrukud ägedat asja teete ja aitäh, et idee andsite. Aga nagu ma arvan, et ei ole keelatud kasutada seda ideed selles suhtes, et teeme siis natuke teises võtmes lihtsalt ja. Et aga lihtsalt see nii-öelda ülesehitus ja see kõik see korraldamine on nii-öelda minu poolt. Ehk siis jah, ma räägingi rohkem siin ja kui ma ei meeldigi selle pärast või lihtsalt inimesena ei meeldi. Ma saan ka aru, miks ma ei meeldi Bella vanematele, sest oleme ausad, ma olen Bella neilt sõna otseses mõttes ära võtnud. Nagu kui Bella oli pigem eelnevat laps, kes oli rohkem kodus, siis... Ma ei elasingi kodus. Ja, siis nüüd Bellat näeb kodus paar korda kuus võib-olla. Et ma saan aru ka, kus see viha tuleb. Aga nagu öeldakse, viha on tihti kadedus. No ma ongi väga kade inimene. Sorry, aga see on tõsi. Seega, ma üldse ei imest, aga mul oli mingi karv silmas. Endiselt on. Sorry, ma siin natuke nukitsen oma silma. Aga ja, selles suhtes mu ema ongi selline. Mina olen sellega harjunud, aga lihtsalt ongi vahepeal nagu teistele inimestele on nagu üllatus. Või siis nagu ongi, ma pean neile nagu ütlema, et see on nagu minu jaoks normaalsus. Aga nende jaoks ei ole normaalsus. Et ongi nagu, kui me vanematest hakkame rääkima, siis on ka hästi palju näha, kui erinevad nagu me oleme üles kasvanud tegelikult, eriti mina neist kahest. Et nagu see kasvatus on nagu täiesti teistsugune. Et seda nagu lööb väga välja ka tegelikult. Aga seda me kuuleme hiljem. Natuke põnevust hoida, võtta, et ei saa kohe kõik ei räägi ära kohe. Kohe kõik ära rääkida. Absoluutselt, see vanemate teema meil tuleb ja see tuleb ilmselt päris suurelt, et ma ei imesta, kui sellest tuleb mitu episoodi. Jah, ta on palju rääkida sellest. Jah. Aga ma ei tea, kas oli midagi nagu veel... Kui muidu kõik oli nagu positiivne värkis, vaata mäletame... Kuid ma soovitan nagu mingi kuulake esimest episoodi, siis te saate rohkem aru, millest me räägime ja kellest me hakkame rääkima siin nüüd. Ma naljatades ütlesin seal, et meil läheb eriti hästi, kui me peale 3. episoodi oleme sõbrad. Ja teeme endiselt seda podcasti. Ja. Meil oli siin väga suur võimalus, et me võib-olla paneme ainult ühe episoodi välja, kui sedagi. Seepärast, et me suutsime peale seda episoodi mitte postitamist, vaid selle tegemist minna riidu. Ja niimoodi minna riidu, et ikkagi kellel oli nuga südames põhimõtteliselt valu pärast ja kes tundis ennast lihtsalt süüdi. Nii et jah, ehk siis paganema Maarika sealt esimesest osast on lihtsalt pind perses eesti keeles, palun vabandust, aga reaalselt... Ei jäta. Kuna ma ütlesin seal esimeses episoodis, et Bellale, et ma ei teadnud, et te sushit käisite söömas ja autoga sõitsite koos ringi mitu korda, siis sellest tuli pärast meil kodus vestlus ja oleme ausad, see oli nagu kohati valus, või mitte kohati, see oli väga valus, sest ma ei teadnud sellest ja ma olin Bellale ühe korra andeks andnud, ehk siis see tekitas meile uuesti probleeme. Ehk siis usaldus sai taas kord jälle nagu hoobi. Kahjustada. Ja siis me olime küll siuksed, et me nagu... Ei jõua esimestki välja. Ja me reaalselt, me läksime nagu täitsa roksu. Ja ka lõpuks ikkagi kõik laabus. Ma ütlesin ka Bellale veel, et sul on viimane võimalus rääkida kõik nii ära, et kui sa praegu räägid, ma annan sulle andeks, ja kui ma saan hiljem midagi teada, siis ma ei anna seda enam andeks. Ja siis Bella rääkis nagu kõik algusest, et siis ei jääks midagi vahele. Seega. Ja siis järgnes selle see, et Bella kirjutas siis selle Maarikale kirja. Ja ma saatsin meili talle. Tundsin, et see on kõige õigem, kuna ma väga palju nagu ei rääkinud tast siin halba või et nii nagu tegelikult võib-olla asi oli, mille pärast ma pärast ka nagu kahetsesin ja mõtlesin, et oleks võinud nagu ikkagi kõik ära rääkida. Et siis ma saatsingi talle meili, et siis ta on teadlik, et nüüd on nagu kõik ja ta hoiaks must eemale. Ja et meil oli ka tegelikult, mul pidi olema nagu tööga üks ühine nagu nii-öelda üritus. Ja
ja ma tahtsin täiega sinna minna, sellepärast et võrreldes eelmiste üritustega, mis meil on olnud, sinna tulid põhimõtteliselt nagu enamus tiim ja ma täiega ootasin seda ja ma ei läinud sinna, sellepärast et see Marika oli seal. Ma lihtsalt ei suutnud sinna minna, see teadmine juba, et ta on seal. See häiris mind ja siis ma olingi nagu mingi ja ma saatsin talle meili ja kui ma sinna meilis mainisin ära ka ilusti, et ma tema pärast ei tule sinna, et ta teaks seda. Vot nii. Ja no. Aga tegelikult see on aus ka. Nagu ta peab teadma seda, mida ta sulle põhjustanud on. Plus nagu ma muidu ütleks, et see nagu, ta tegelikult ei ole nagu nii värske asi, aga ta nagu kohati ei ole ka lõppenud korralikult. Ehk siis nagu ongi see, et kui sa vaata ei ole näiteks, ma ei tea, inimesega kokku puutunud mingi 3-4 aastat, eks ju, ja see nagu teema on nii-öelda maha rahunenud ja siis sa oled temaga ühes ruumis, on nagu okei, sest et sa oled oma eluga edasi liikunud, sa nagu oled uued inimesed oma elu leidnud ja siin nagu ei huvita enam tema. Aga nagu tegelikult see on kohati nii värske asi, ehk siis nagu ongi see, et ma ei suuda taga ühes ruumis olla, mind häirib ta kohal olek juba. See nagu tekitab mulle siukse tunde, et kõik läheb uuesti valesti ja lihtsalt ma kukun uuesti sealt mäest alla laginal. Seega tundus kõige mõistlikum mitte minna. Aga meil oli väga tore õhtu. Ma tegin süüa. Jaa, meil oli tore õhtu. Meil on tihti toredad õhtud. Vahest küll ja kakleme, aga tegelikult meil ikkagi enamalt on väga toredad õhtud. Isegi kui me vahime lihtsalt telekat, aga meil on nagu nii naljakas lihtsalt, et kõht kõverast naerame kogu aeg. Eile vaatasime ka lihtsalt telekat. Jah. Kuigi ma olin nii väsinud, et ma jäin kohe magama suht teleka. See on midagi uut, aga jah, mina ei maga muidu ja ma olen alati nii närvi, kui teised jäävad magama, kui me vaatame filmi. Ja siis ma mölisen alati Bella kallal, kui ta nagu... Bella magab absoluutselt iga film, mida me vaatame. Kuigi ma just ütlesin, meil on alati väga lõbus. Ongi, sest sellega seoses tuleb ka väga palju nalja. Ja. Mulle meeldib magada, mis ma oskan. Nagu ongi, sa vaatad seda filmi, siis see on nii mõnus ja nagu Jonne Tiivan on saatanast ka. Nagu ma ütlen teile, seal on võimatu mitte magada, kui sa filmi vaatad. Kui sa veel mugav asend, siis sa saad selle pleedi peale tõmbad. Ma olen nokkis, eriti peale tööpäeva. Ja mul on veel see kodus see raske tekk, mis kaalub palju, 25 kilo või palju, see on ikka raske. No see tekitab ka siukse tunde, et nagu see kallistaks sind. Ehk siis on ka juba kustudki kiiresti ära. Jah, siis on nii raske. Aga nüüd rääkides veel sellest Marikast, siis ega meie Lottaga arvasime, et no päris niimoodi nüüd ei saa, et ainult Bella kirjutab talle kirja. Ja, me peame ikkagi nagu ka näitama sõbrannadena, et kes me nüüd oleme täpsemalt ja et mida ta meie sõbrannale teeb. Mis me siis mõtlesime? Me mõtlesime, et lähme siis talle sinu töö juurde vaata nagu klientidena ja siis võib-olla siis ütleme ka, et tead, hoia Bellast eemale, vaata, nüüd on kõik ainult, et ta ise sa nii-öelda nagu ütlesid meist lahti, vaata. Ja, no ta on öelnud laused, nagu ma Bella suust aru sain, et ma olen väga õnnelik, et ma teist lahti lasin. Lahti lasin, jah. See oli nagu parim otsus tal, mis ta teha sai. Siis me ütlesime, et nagu väga tore, kui su parim otsus oli, aga äkki siis lased ka lahti, vaata. Ja no me tahtsime natuke vürtsikamalt öelda, no tead, sina mine sinna samusesse ja lase Bellast lahti põhimõtteliselt. No meil oli nagu siuke plaan, me olime räiged ässad, kui me sinna kõndisime. Ja see kõnnak oli ka, ma arvan, kui keegi kõrvalt vaatas, ta nagu ossad, kus oleks võinud panna mingi laulu peale ja need juuksed lendasid. Ja nagu filmides, vaata see pomm seal taga plahvatab ja siis me kõnnime seal. Ja just. Siuke vibe meil oli, aga siis, kui me teda lõpuks päriselt nagu nägime, siis me olime raamatupoes peitsime ennast. Meil oli püksis vedel pask eesti keeles, ütleme siis nii. Ja siis head me nagu ära ei läinud. Ja siis me lihtsalt vahtisime raamatupoes. mis siin on? Mis see on? Mis pakutakse? Ja, mingi full venekeelse kirjandus all. Mindi on kaasas. Ja, jumal tänatud, aga me mõtlesime, mida me nüüd teeme, sest me ei teadnud, kas ta oli meid näinud või mitte. Ja siis me olimegi, et okei, võtame ennast kokku. Ja, lähme tellime midagi. Aga siis me ikka ei julgenud. Ja läks natuke aega, kuni me siis lõpuks ikkagi võtsime see jänestused püksist välja ja siis läksime uhkel sammul sinna leti juurde ja siis tegime nagu me ei tunne teda. Ja sellised nagu, kus ma ütlen, vastikult ebaviisakalt. Jonne oli seal nagu tere, et saab veel tellida, vaata, et õhtu oli hiline juba.
ja siis lisaks sellele, et me nagu nii hilja tellisime, siis seda ennem me helistasime Bellale, et küsida ta käest, mis on kõige väärdim smuuti, mida teha nagu õhtul hilja, kui asi hakkab juba kinni minema. Ja siis Bella ütles meile selle ja siis me läksime sinna ja siis me tegimegi näha, et me ei tunne teda. No tema nägu oli selline, et ta tundis väga hästi meid ja no ta oli nii ebameeldiv, et kui ta oleks mu klienditeenindaja, nii et ma teda ei tea, siis ma arvan, ma oleks talle kirjutanud review. Sest nagu ma olen ise klienditeenindaja ja ma tean, milline peab klienditeenindaja olema ja see ei olnud tore klienditeenindaja. Aga noh, ma saan aru juba tema puhul, miks ta oli selline. Sest me olime seal teisel pool. Olime teisel pool ja me olime nagu selles suhtes nõmedad, et me tegime näha, et me ei tunne teda. Eks ma rääkisingi temaga, et tere, et olete veel avatud. Oh, väga hea. Ma siis võtaksin selle siit. No sellisel vastikult nagu viisakal toonil, aga samas iga rea vahel ma põhimõtteliselt ütlesin talle, et tead, sina lehm, mine sinna samusesse põhimõtteliselt. Ja siis see suudi just selle suudi tellimine pidi ka nagu näitama sellist, et nagu atša jah, et nagu, et äkki sa saad aru sellest, et miks me siin oleme. Ja ma arvan, et ta oli selleks ajaks ka seda meili ilmselt lugenud. Suure tõenäosusega. Juhul, kui ta juba podcasti ei olnud kuulanud. No ma arvan, et oli. Ja siis, kui ma lõpuks kuulsin ta selle mahlapressi käima pani, siis mul oli küll süda tilkus verd, ma olin issa kõutsed inimesed, me ikka oleme nagu reaalselt. Aga samas ta on meile palju probleeme põhjustanud. Siis nagu sorry. Üks muti tappa. Jah. Paula, ma olin lihtsalt see nõme klient, kes tuleb hilja õhtul. Just, neid tuleb ikka ette. Ega nendeta ei saa. Ja ses suhtes me olime väga toksilised. Kindlasti mind on ärge teie seda tehke, palun. Olge ikkagi meeldivamad inimesed. Kui meie. Ja ma ütlen ausalt, et kui võimalik, siis ärge minge ja tellige hilja õhtul nagu süüa või juua, sest tegelikult on see nagu nõme klienditeenindajale, kes seal on, kes ootab ka koju minemist. Ehk siis see on ka, mis ma teile ütlen, et austage teisel pool olevaid töötajaid, võib-olla niimoodi. Kuigi point on selles, et kui sa nagu ise seal nii-öelda leti taga oled, vaata, siis on hästi nõme, kui inimesed tulevad ja siis sa nagu vaatad, et 5 minuti pärast sulgeme ikka, nad jooksevad sealt uksest sisse. Aga samas, kui sa ise oled see klient, vaata, siis sa vaatad kella. Nii aru saada või issand, sul on nii palju aega veel. Ja, sa vaatad kella, nagu, et miks ta nii vara nagu sulgete, et ma alles tuli, vaatad, kas ei saa kauem lahti olla midagi sellist. Et see on nagu huvitav. Just. Aga nüüd võib-olla teeme väikse sissejuhatuse siis ka meie tänasesse teemasse. Kuigi see Marika lugu siin oli ka sissejuhatusele. Ütleme küll jah, et see lugu oli täitsa hea sissejuhatus. Aga meie teemaks on täna siis toksilised suhted. Nii siis paari suhtes kui ka kolleegide vahel. Ja kuidas sellest siis aru saada, et sa sellises suhtes eksisteerid. Mis on siis teil nagu kohe siuksed tunnused või kohe, et te saate aru, et võib-olla tegu on nagu toksilise suhtega? Kuidas te aru saate sellest? No ma arvan, et kui võtta mingid nagu paaris suhted, siis ongi, kui kaaslane ütleb, mida teha või kellega suhelda või kui palju ja mida ja nii edasi, et nagu tekibki see moment, kus teine inimene kogu aeg ütleb sulle, kuidas, mida teha, siis ongi nagu, see on toksiline. Või nagu kontrollib ja hoiab piire ja et see kindlasti on nagu see põhiasi. Ja seda muidugi ongi see võib-olla see kontrollivus ja nii-öelda puuris hoidmine kohati. Kolleegidel on kindlalt see, kui sa nagu teed midagi, siis põhimõtteliselt sulle loetakse ette ainult neid asju, mida sa halvasti tegid, mitte need, mida sa nagu hästi tegid. Et nagu tubli Arabella, hästi tehtud, vaid ei, Arabella, miks sul see tegemata on, see tegemata ja kes selle tegi? Et nagu siis tekibki see moment, et nagu, et aitäh, vaata. Et sõprade puhul ja kolleegide puhul näiteks on see, kuidas ma ütlen, siuke, kui võetakse teise inimese idee ja tehakse see enda omaks, ütleme niimoodi, ja siis öeldakse, et see oli sinu idee, aga tegelikult oli see täiesti teise inimese idee ja siis ütleme niimoodi, et see on ka üks siuke toksiline märk. Et võib-olla pole päris õige. Või siis see, kui nagu kellegi mingid saavutusi või seda ka nagu veits pisandatakse, vaata, et
et võib-olla see ka. Ja, aga sellega ma nõustan ka, et ikkagi pidevalt see, et loetakse ette su miinuseid, mitte su positiivseid külgi või nagu, et seda sa tegid hästi. Või kui öeldakse, et sa tegid seda hästi, aga järgmine kord sa võiks teha nii. See on ka nagu siuke toksiline. Sa ikka jätad selle vastiku noodi sinna sisse. Ja. Et ikka sul saaks seal peas ringi käia, et aga mis ma siis valesti tegin nüüd või mis talle nüüd ei sobinud täpsemalt. Ja me oleme seda kõik kogenud. Ehk siis täna räägime ka meie omast kogemustest ja ka teiste inimeste kogemustest. Just. Aga äkki tahate midagi öelda enne? Ei, no hakkame pihta. Vaatame, mis head meile saadeti. Jah, nii mõnigi hea kiri. Absoluutselt. Aga et mina nii palju ei räägiks, et siis rõhutame üle jällegi, et mina ei räägiks nii palju, et siis teised inimesed äkki tahavad ka kuulata, siis lasen ka teistel lugeda või Bellal ja Lotal. Need ja esimesena siis saab meil Lotta rääkida. Nii, alustame siis. Andke mulle andeks, mul natuke nina kinni, aga äkki toobki sellest sügavust. Susinad. Nii. Olen 25-aastane klienditeenindaja ja tahan jagada oma kogemust töökeskkonnas, kus valitsevad toksilised suhted kolleegide vahel. Olen töötanud selles kohas juba üle aasta ja alguses tundus kõik normaalne, töine õhkkond, viisakad inimesed, aga mida aeg edasi, seda rohkem hakkasin märkama, kui mürgine see kollektiiv tegelikult on. Kõige suurem probleem on selja taga rääkimine. Moodustuvad väikesed grupid, kes üksteise vastu susivad. Kui juhtun kogemata midagi valesti tegema, siis selle asemel, et keegi mulle otse ütleks ja aitaks mul õppida. Kuulan hiljem, kuidas minust on räägitud, nagu ma oleksin täiesti saamatu. See paneb mind tundma, et kõnnin kogu aeg õhukesel jääl. Lisaks on üks vanem kolleeg, kes suhtub minusse üleolevalt. Ta annab mulle kõige kehvemad vahetused ja paneb mind tegema ebameeldivaid ülesandeid, mida teised ei pea tegema. Kui üritan vastu rääkida või olukorda arutada, teeb ta mul lihtsalt maha või nimetab mind lumehelbekeseks. See kõik mõjutab mu motivatsiooni, isegi vaimset tervist, sest tööle minek tundub aina raskem. Ma olen mõelnud, kas see ongi lihtsalt normaalne töökultuur või peaksin midagi ette võtma. Kas peaksin juhatajaga rääkima? Kas peaksin lahkuma? Samas meeldib mu töö ja ma ei taha, et mõne inimese käitumine mind sealt eemale sunniks. Tahaksin teada, kas teistel kuulajatel on olnud sarnaseid kogemusi ja kuidas nad on selliste olukordadega toime tulnud. Kas toksilise kollektiivi puhul on üldse võimalik midagi muuta või on ainust lahendust lahkumine? Aitäh mu kirja jagata ja arutate. Jään saadet ootama. See oli palju küsimusi. Mulle meeldis see Lotta nohisev hääl. Ja siuke haad ja kaad. Need olid nii pehmed, kui pehmed olla saab. Küll vee all räägiks. Ja täiesti mull käis põhimõtteliselt. Oli seksikas, jah. Väga seksikas oli. Väga kena. Tahaks pärast kuulda, kuidas see nagu teistele ja kõlab. Kostub. Mul endal kõlas väga hästi, see veits uinutav. Ja hästi uinutav oli küll siuke Nos. Mu silm hakkas kinni vajuma, tegelikult mul see karv endiselt silmas. Kuulasite ikka või võtan siit otsast peale alustada. Noh, kuidas me nüüd ütleme siis? Tundub, et selline töö juures toksiline ulek on väga nagu levinud. Vägagi. Minu arust see on hea, et seal tundub, et nagu juhataja ei ole toksiline. Ehk siis nagu kindlasti räägi juhatajaga, sest et nagu see on esimene samm, mida sa saaksid teha. Et nagu halvem oleks see, kui sul oleks juhataja toksiline, sest et siis on see, et sul ei ole kuhugi nagu pöörduda, et nagu minna ja küsida abi. Et kui sul nagu on see võimalus, et nagu pöörduda juhataja poole, siis kindlasti tee seda. Aga mina ütlen seda, kui sa lähed tööle ja keegi ütleb sulle, et sa pead seal olema korralik, ei tohi mitte midagi öelda, pead kõike tegema nii, nagu sulle öeldakse, ei. Mine seisa iseenda eest, kui keegi hakkab sulle pähe astuma, astu vastu pähe. Sest et nagu ma võin kohe nagu enda kogemusest rääkida, kui ma olin nüüd eelmises ettevõttes, kus ma töötasin, oli riidepood ja nagu väga toksiline keskkond, nagu tõesti väga-väga toksiline keskkond. Meil oli väga väike tiim. Ja kui ma sinna algselt läksin, siis seal oligi juba üks siuke vanem naine, kellel olid juba lapsed. Või oli laps, vist oli üks laps igatahes. Ja
ta oli nagu pind perses, 24/7 mul seal. Esiteks ta oli olnud eelmises nagu sama ettevõttega töökohas ka tööl, aga ta oli seal juhataja olnud. Ja siis ta tuli meile ja ta oli täpselt sama põhimõttega töötaja, mis mina, täiesti tavaline klienditeenindaja, eks ju. Ja ta oli väiksema koormusega. Aga kui ta arvas, et kuna ta on varasemalt juhataja olnud, et siis ta on nagu räige boss, vaata. Ja ta nagu saab kõike öelda, kõike teha. Ja siis ta käis ja õpetas. Ja põhimõtteliselt, ma ei tea, tõi mulle riideesemeid ette ja ütles, et kuidas sa vahet teed neile, tõi mulle 2 pintsakut, üks oli nagu slim fit ja teine oli regular fit ja siis ta nagu, kuidas sa neil vahet teed, ma nagu vaatad peale silma järgi teed vahet, eks ju. Aga tema hakkas kohe, et sa pead sealt oskama vaadata ja neid siltide pealt lugeda ja nii edasi ja nii edasi. Ja kui ma midagi tema vastu tegin või talle ei meeldinud, siis ta läks kohe juhatajale kittuma. Ja mu juhataja ei olnud siuke, et nagu mingi, et ta lihtsalt kitub või midagi. Ei, ta oli siuke, et tema tahtis nagu kõigile meeldida ja kõigiga läbi saada. Ehk siis ta nagu oli lihtsalt seal, et okei, et ma ei tea, et äkki te saate ikka omavahel kuidagi seal ära lahendatud ja et sul on õigus, aga tal on ka õigus ja et nagu põhimõtteliselt ütles, et tal on õigus mulle tulla ütlema, kuidas ma oma tööd teen. Kuigi mina isiklikult arvasin, et tal ei ole seda õigust. Et ja üleüldiselt hästi palju käis siuke tagarääkimist ja mu juhataja põhimõtteliselt kõik, mis ma tegin, oli vale. Oligi nagu kõik, mis ma, näiteks palus mul midagi teha, ma tegin selle ära. Ta läks hiljem ja tõstis selle ümber lihtsalt. Või nagu, et miks ma teen seda siis? Ehk siis ma olin seal mõnda aega, isegi ei tea kaua ma nüüd seal olin 4 kuud vist. Ja siis ma läksin ära, sest et mul aitas. Ma normaalselt põlesin seal läbi, aga ma ei tahtnud pärast seda pool aastat tööd teha, aga mitte. Mul oli nagu, iga päev töölt koju sõites sa terve busside nutad, siis see ei ole inimlik. Eriti mina, kes olen siuke, et nagu ma olen hästi otsekohene inimene, ma ei suutnud öelda mitte midagi, seepärast, et minu jaoks oli see nagu esimene töökoht, veits ikka hirm vaata sees ja ma ei tahtnud mitte midagi öelda. Ja see on suurim viga, ärge seda tehke. Seega ja nüüd ma olen uues töökohas ja mul on natuke raske iseloomuga juhataja, täpselt samamoodi. Aga kuna ma olen olnud selles eelmises kogemuses, siis ma ei ole lasknud tal kordagi endale pähe astuda. Mis siis, et mulle on öeldud, et ta on ju juhataja, et ta võib sulle pähe astuda. Ei või, mitte mulle. Mina vähemalt endale pähe astuda ei lase. Seega ja ma ütleks, et mingeid probleeme sellest tekkinud ei ole, pigem ta on aru saanud, et ma nagu oskan enda eest seista ja nagu töö on hästi tehtud, korralikult tehtud ja jah, ma võib-olla inimesena talle ei meeldi, aga see ei olegi minu ülesanne talle meeldida, vaid pigem oma tööd teha ja sellega hakkama saada, seda ma teen, seega ei ole nagu probleem. Vot nii. Ja selles osas ma küll nõustun, et nagu seisa enda eest, lase endale pähe astuda, aga mina, kus ma praegu töötan, väga palju tahetakse ikka nagu jalaga kohe pähe astuda sulle, et nagu ja siis peal trampida. Ja veel peal trampida ka, et kohe sa tunned kuidagi seda, et siuke ussitamine on ja tahetakse sind nagu ära kasutada hästi palju ja või samamoodi ükskõik, mis sa teed, siis sa teed halvasti lõppkokkuvõttes, et nagu ja see on juba siuke nõme, siis sa tead, et sa teed tegelikult hästi ja teistele see sobib, aga lihtsalt kas teatud inimesele see ei sobi. Või siis öeldakse, me saame täiesti aru ja me mõistame sind ja aga siis minnakse räägitakse hoopis midagi muud. Läbi lillede sootakse pers. Just. Ja seega nagu Bella ütles, et kui sa tuled töölt koju ja sa nutad pidevalt, siis kuulake tule ära nagu päriselt. See ei ole õige koht, kus olla. Nagu ka mina teen hetkel tööd, mis mulle ei meeldi otseselt, ma ei saa öelda, et see oleks mu lemmik või nagu koht, kus ma nii-öelda töötan. Aga ma veel ei käi seal ka nii tööle, et ma ei taha üldse tööle minna. Kui ma eelmises kohas tööd tegin, siis ma küll tundsin, ma nagu nutsin iga hommik, kui ma tööle pidin minema. Hetkel mul veel ei ole seda, aga ma ei saa välistada, et see ei tule mingi aja jooksul. Ja nagu kollektiivi osas on see, et alati ei ole lahenduseks see, et sa tuled ära, vaid pigem võib-olla oota, et see kollektiiv ise muutuks. Nagu näiteks mul olid ka teatud inimesed, kes mulle ei meeldinud selles töökohas, kus ma hetkel olen, aga nad on ise ära läinud.
ma küll ütlesin mitu korda, et ma lähen minema, aga nagu näha, nad on ise ära hoitunud. Inimesed vahetavad. Mitte, et seal veel ei oleks, kes mulle ei meeldiks, kindlasti on, aga seda ma arvan igal pool, aga lihtsalt ürita enda eest seista, väljenda, kes sa oled, et sellest ei ole kasu, et sa lased endale peale astuda ja siis veel võtate kõik süü ka omaks, kuigi sa võib-olla ei olegi seda teinud isegi, et ära lase endale teiste sitta pähe määrid, ütleme niimoodi. See ei ole nagu okei. Ja päeva lõpuks ei ole vahet, mis positsioonil see inimene on. Nagu me oleme kõik inimesed päeva lõpuks, ehk siis nagu seisa enda eest. Seepärast, et nagu kui sa ei seisa ka keegi teine ikkagi. Et noh. Ja kõige kurvem on see, et vahest tehakse väga noorelt inimesed nagu juhatajateks ja nendel inimestel ei ole mingit kogemust nagu või suhtlusoskust teiste inimestega. Ehk siis nad võivad küll väga järsud, väga nõmedalt öelda või öeldakse läbi lilled, aga no sa saad väga hästi aru, mis ta sulle tegelikult ütles. Pigem juba eelistad võib-olla ütles siis otse, vaata, et siis on võib-olla isegi parem, et see läbi lilled on ka kuidagi loll. Aga jah, et kas tehakse väga noorelt nagu juhiks või siis inimesed ei ole mingit koolitusi isegi läbinud, et kuidas nagu suhelda oma alluvatega siis näeda. Loll niimoodi nimetada, aga point on tegelikult, sa oled alluv siis, kui sul on juhataja ikkagi. Et jah, kui sa näed, et su juhataja ikkagi ei oska ega ei saa mitte millegagi hakkama siis või ükskõik, kes sul tööl on, siis anna tast nagu märku võib-olla kusagile mujale või kõrgemale või räägi ka teistega, kas neile tundub nii või see tundub ainult sulle, sest vahest võib-olla tasub ka teistega rääkida. Ja kui nüüd on nagu täpselt samasugune tagasiside, siis see ole ainult sinu peas, vaata kinni. Ja... Just. Mida rohkem teid on, seda lihtsam on lõpuks talle ka nii-öelda vastu astuda. Et võib-olla nagu on võimalus vahetada juhatajat. Et nagu sõjas tasub ikka olla mitmekesi kui üksinda kellegi vastu, ütleme niimoodi siis. Ja. No mul on ka töö juures kogemus siis eelmises kohas, kus ma olin ja mina lasin seal mõnusalt endale pähe astuda. Et oligi sel ajal, kui ma seal töötasin, siis juhatajal oli nii-öelda nagu peres probleemid, mis väga nagu mõjutas ka meie töökeskkonda ja nagu tegelikult osad inimesed olid väga toredad seal, et osadega ma suhtlen siiamaani, aga lihtsalt see, kuidas ma pidin mingit asju tegema, nii nagu selles kirjas ka tuli välja, et tuligi mingi klient, kes oli püsiklient ja teistele nagu ei meeldinud temaga suhelda või ta oli nagu ebameeldiv, aga ma olin nii-öelda noor ja loll seal vaata ja siis ma nagu, et ma võin ise vaata. Ehk siis olidki väga ebameeldivad nagu olukorrad, kus ma pidin siis selle klientide nii-öelda nagu tule enda peale võtma, sest et ma olin seal kassa taga või viima neile toitulauda ja siis nii-öelda ebameeldiva kohtlemise osaliseks saama. Et ja, kuni lõpuks mul tekkiski see, et ma ei tahtnud enam sinna minna. Ma teadsin, et nagu tööl käimine on oluline vaata, et raha ja kõik ainu, aga nagu kui ma lihtsalt nagu sunnin end sinna minema, mul ei ole mitte ühtegi emotsiooni, ma lihtsalt nagu tiksun seal, vaatan seda kella, et millal nagu ma koju saan, siis nagu see ei ole õige koht ja töökohti on veel, et võib küll hullemasse kohta sattuda, aga võib ka paremini minna, nii et siis lõpuks ma võtsin selle otsuse vastu, et aitab, et ma ei tunne ennast seal hästi ja väärtustatuna ja on aeg edasi liikuda. No kui sa ei proovis, sa ei saa teada ka vaata. Ja kogemus on alati hea, rohkem seda hukka. Seda muidugi. Ja see on alati ülinõme, kui teised inimesed toovad oma nagu mured tööle kaasa ja siis elavad seda sinu peale välja. See on tegelikult väga loll ja väga ebaprofessionaalne juhataja poolt kindlasti. Aga mis ma öelda tahaks on see, et see on väga hea näide sellest, et kui sa ikkagi tunned, et sulle ei meeldi see töö, mida sa teed ja sa lähed sinna kas nuttes või sa ei taha sinna minna või sa ei anna sulle mitte midagi, siis oleme ausad, sa ei suuda seda tööd teha 20 aastat. Ma vahepeal küll mõtlen oma peas, et kuidas inimesed suudavad 20 aastat või pluss rohkem veel olla kusagil kindlas kohas tööl. Kuidas? See on müstika. Aga see ongi kas nii, et see töö, mis nad teevad, kas neile see väga meeldib ja nad armastavad seda või see töö on nende jaoks neutraalne, et see otseselt ei sega nende elu, nii-öelda seda pereelu ja eraelu, aga samas
ta ei ole ka midagi nagu ülikurnavat või sellist, et kui ta ikkagi on nagu mega raske ja seal on ülinõmedad inimesed, siis sa ikkagi ei suuda seda väga pikalt teha ja kui sa suudad seal, kes sa kuulad ja suudad seda teha, siis sa oled psühhopeas nagu päriselt nagu, miks sa lased endaga nii teha, vali endale midagi paremat, kus sa päriselt saad ennast teostada, näidata, kes sa oled. Jah, kindlasti anna mingi aeg sellele kohale, et äkki vaata muutub asi. Aga kui tead, kui see asi ikka ei muutu, siis tule ise ära või siis tee midagi selle nimel, et see asi paremaks läheb. Aga ära palun 20 aastat oota, ära nagu 20 aastat anna selleks. Et see ei ole päris õige. Et nagu mõtles lihtsalt sellele, et sa elad ühe korra ja kas sa tahad, et sa pead mõtlema sellele, et sa 20 aastat tegid tööd, mis sulle ei meeldinud. Miks? Ja siis, kui sa pärast ära lähed, siis sa nagu tunned seda kergendust ja sa nagu, et miks ma varem ei teinud. Palun, ärge tehke asju, kus te saate öelda, et aga miks ma ennem ei teinud? Miks sa pead neid lauseid kasutama oma elus? No milleks? Tee, õpi, arene ja leia uued teed endale nagu. Ja minu arust hästi tähtis on see ka, et kui sa oled ülikaua olnud ja sa näed, et sul nagu ei ole enam seda arenemisruumi, et siis sa vahetad töökohta, sest et nagu kui sa lihtsalt tiksud seal mõnda aega, siis see tegelikult ei anna sulle mitte midagi juurde päeva lõpuks. No kui ongi jah, see töö on nagu täpselt samasugune, see on rutiin, see on hea mugav, eks ju, käid seal, teed, see ei ole nagu nii hull, et sa nagu koju läheks nutma, eks ju, aga nagu sa jääd põhimõtteliselt ühte perioodi tiksuma ja sa nagu ei arene sealt mitte kuhugi enam edasi. Kas sa nagu tahad seda? Et nagu minu arust see on juba hästi oluline, et kui see ei anna sulle nagu lõppkokkuvõttes mitte midagi juurde, siis nagu peaks ikkagi vahetama ja tegema miskit, mis sind kas õnnelikuks teeb või kas või annab sulle selle neutraalsuse ja siis annab ka sulle võimaluse nagu areneda sealt edasi ja lõppkokkuvõttes sa jõuad näiteks tööni, mis sulle väga meeldib. Ja võib-olla kuidagi see ka, et kui sa ikkagi oled juba, ma ei tea, aasta või 2 teinud mingis kindlas kohas tööd ja sa näed, et sul nagu sind ei edutata natukenegi või ei tõsteta su palka või ei kiideta sind piisavalt, siis esiteks mine küsi, miks ja ürita aru saada, kas su juhataja laseb su peal lihtsalt liugu ja kasutab sind ära või on seal mingi kindel põhjus, miks ta ei ole sind edutanud, sest tegelikult mingi ajauksil ikkagi võiks hakata tulema nagu need kus meil on paremad ametikohad nii-öelda või nagu, et näidatakse välja sulle, et sa oled hea töötaja. Ja näidatakse välja, et sind väärtustatakse ja sa oled nagu oluline osa seal vaata ettevõttes või siis seal töökohas, mitte lihtsalt niisama, et sa käid kah siin. Ja nagu meie point ei ole siin mitte ühtegi firmat kahjustada, kindlasti mitte. Lihtsalt enda kogemustest. Ja me pigem räägime siin oma kogemustest ja alati ei saagi igal pool olla toredad inimesed ja see on paratamatu, sest muidu me ei suudaks elus vahet teha nagu positiivsel ja negatiivsusel. Muidu oleks kõik lihtsalt mingi, ma ei tea, üks plahka. Pole midagi. Aga jah, selles suhtes, et ega see ei ole selle nüüd firma süü, et seal on sellised inimesed otseselt. Et ega me kõik suudame, või väga paljud suudavad alati töövestlustel endast hea mulje jätta ja tegelikult pärast näed inimese palet ja mõni ei saagi sellest aru, et seal töötab selline inimene ja võib-olla öelda ka, et teate, et teil on siin siuke inimene, et äkki nagu teeks midagi või leiaks professionaalsema. No tea. Just, ei midagi üldse halvaga. Jah, absoluutselt mitte. Ei ole soov mitte ühtegi firmat mustata. Ja, et ongi see, et meile see töö ei sobi, ei tähenda, et kellelegi teisele ei sobi just. Et lihtsalt see ei ole see, mida meie tahame oma elus nagu elu lõpuni teha. Ja me näeme, et on hea võimalus praegu, kuni me veel vanematega elame, on hea võimalus nagu töid vahetada ja näha, mis meile päriselt meeldib. Leida see õige koht või õige suund. Ja, absoluutselt. Aga ma räägin ka hästi kiirelt oma kogemusest kolleegiga. Ma otseselt ei taha öelda kindlalt, et see on nüüd kas selle kolleegi, kellega ma veel koos töötan või see on eelnevast töökohast, aga oli üks olukord, kus ühel naisterahval meie firmas oli sünnipäev ja ta sõbral oli ka sünnipäev. Nad tulid alla siis nii-öelda kohvikusse ostma see naisterahvas tahtis osta oma sõbrale kooki ja siis, et ma palus, et ma paneksin küüned sinna peale ja tooksin selle lauda. Nii ta sõber tuli kohale, aga ta sõber ütles, et ta kooki ei söö ja tema ei taha.
nii, mida mina siis tegin? Mina on nutikas tüdruk nagu ikka, ma ei karda sükest nagu tähelepanu ega midagi, ma ei nagu okei, et aga soolastsööki nad tellisid, miks ma ei või sinna seda säraküünalt peale panna? Nii, paningi, läksin, viisin selle lauda, issand, see naisterahvas oli nii õnnelik, et ma ikkagi tulin selle idee peale ja ta sai oma sõbrale ikkagi ägeda üllatuse teha, et nii lahe, nii tore. Ja siis ma sain teada, et ka selle naisterahval on sünnipäev, ma olin nagu, et aga ma ei saa teda ju ära unustada, et tema söök sai ka valmis, läksin, võtsin selle, panin küünla peale, viisin lauda ja soovisin neil õnne ja nad olid nii mega õnnelikud ja tänulikud. Ja siis, aga mu teine kolleeg istus samal ajal lauas ja nägi seda ja siis ta vaatas seda ja siis ta oli nagu, nägu oli tal ka siuke, et ma ei oska ta väga järgi teha, aga no see oli siuke, et veits andis sükest vaib, et okei, õnne sai tähelepanu, okei, temast räägitakse nüüd üleval, et öeldakse, et ta tegi seda hästi, põhimõtteliselt nagu hirmutunne tekkis natukene, et okei, kas nüüd halb vaata. Ja siis nad said ära värki-särki ja siis tuli mu see kolleeg, kõigepealt see naisterahvas tuli siis ostma ühte maiustust ja siis ma hakkasin talle seda läbi lööma. Ja siis tuli mu kolleeg ja ütles, et ei, mida sa teed? Ma nagu löön läbi seda, et vaat klient ikkagi ostab, mis siis, et on meie maja töötaja, aga nagu ma pean müüma ikka talle selle. Ja siis tuli, et ei, kuna sul on sünnipäev, siis me teeme sulle selle tasuta. Ja siis ma olin nagu, et okei veel. See oli küll nüüd tore. Ja siis naine oligi, et issand, kui armsad te ikka olete, no nii armas. Kuidas te tulite selle säraküünlate idee peale? No nii tore. Ehk ta kiitis meid mõlemaid, kuigi tegu oli tegelikult minu ideega. Ja juba see, et ta selle maiustus nii-öelda ostu tahtis ja siis mu kolleeg tuli ütles, et ei, et ära müü talle seda, et me anname tasuta, oli see, et ta tegelikult tuli üle trumbata mind. Et ikkagi tema jääks ka silma. Et ei ole ainult see, et mina oleksin sellesse, ma ei tea, valguses nii-öelda, et ma tegin hästi. Ehk siis see oli nii nõme, see oli nii toksiline ja ma ei hakka ju ütlema seal, et ei, aga see oli minu idee ju. See on loll ju. Selleks peab nii-öelda selle su kolleegi ülesanne olema või siis... Jah, et pigem kolleeg oleks pidanud ütlema, et ei, et ma ei tea, et Jonne ongi meil siuke nutikas, et ta tulebki selliste ideede peale. Aga ei, ta ei ütlenud seda, ta lihtsalt vahtis suu ammul ja oli nagu nii armas, aitäh. Nii hea idee peale tulin. Ma selle ajal mõtlesin, ma võtan sul juustest kinni ja raputan siin korra, aga nagu ma ei ole halb inimene, aga ka mul on tund, et päeva lõpuks olen ka mina inimene. Ja kui keegi laseb kogu aeg liugu minu ideede peal, siis nagu kiureaalselt, palun vabandust, aga nagu see ei ole okei. See käib närvide peale. Muidugi. Igatahes selline kogemus oli mul ja igatahes see oli väga nõme. Oli tõesti, jah. Ja ma oleks võinud ise ka pärast talle öelda, et kuule, et see oli nõme, et sa niimoodi tegid tegelikult. Aga ma olin ka, et las olla. Järgmine kord ma enam ei ole nii. Kui ikka keegi laseb liugu minu ideede peal, siis sellel on ka tagajärjed. Sa tunned ikka veel enda sees vaata seda nii, et sa ei suutnud seda kõrvale panna. Aga võtame siis järgmise kirja. Minu kord vist oli. Palun. Ma ei tea, kes mind lugema pani. Tahaksin teiega jagada oma kogemust toksilise sõprusega. See on teema, millest peaks kindlasti rohkem rääkima. Mul oli aastaid üks väga lähedane sõber. Alguses tundus, et oleme lahutamatud. Rääkisime kõigest, toetasime üksteist ja veetsime palju aega koos. Aga aja jooksul hakkasin märkama, et suhe ei ole sugugi võrdne. Kui tal oli probleeme, olin alati olemas, aga kui mul oli midagi halvasti, tundus, et ta ei viitsi kuulata või pööras jutu kohe enda peale. Lisaks oli tal pidev vajadus mind kuidagi alla suruda. Kui sain millegagi hakkama, leidis ta alati mooduse, kuidas minu rõõmu pisendada või mind ebakindlaks muuta. Näiteks kui sain uue töökoha, ütles ta, no eks näis, kaua sa seal vastu pead. Või kui rääkisin mõnest unistusest, naeris ta selle välja. Alguses mõtlesin, et võib-olla ma kujutan endale seda ette, aga mida kauem see kestis, seda enam sain aru, et see sõprus kurnab mind. Kõige raskem oli otsustada, et pean selle suhte lõpetama. Tundsin süüme piinu, mis siis, kui ta vajab mind.
aga lõpuks sain aru, et tõeline sõprus ei tee haiget ega pane sind end väärtusetuna tundma. Kui lõpuks distantsi hoidsin, tundsin end palju kergemalt ja sain aru, kui palju energiat olin sellesse suhtesse investeerinud, ilma midagi vastu saamata. Et ka meil tegelikult mingil määral on kindlasti toksiline suhe, et Bella siin pidi meil uue töökoha peale minema ja see pidi tegelema WC-dega, peldikutega, ütleme siis niimoodi. Ja siis mis me tegime? Me saame siin peldiku Bellaks kutsuda ju. Vaatuga hästi ka tegelikult. Eks me olime ka nagu natuke toksilised, sest me saime ka teada, mis selles kohas nagu see palk on ja siis me hakkasime, palju ma palka saan, okei, nimala pekkis on juba asi, vaata. Siis ka natuke ikka sutsad niimoodi, et peldiku Bella, tahad sa ikka minna sinna või? Ka vastikult siuksed. Me ei saa öelda, et me ka toksilised ei ole, kindlasti oleme. Kõik on mingil määral toksilised. Ka meie oleme teinud asju, mis on toksilised. Absoluutselt. Ka mina võin öelda, et ma olen väga kontrolliv näiteks. Ma olen nagu, et kus sa lähed, mis sa teed, kellega sa lähed, kaua sa oled. Põhimõtteliselt ikka kontrollin, aga ma ei taha öelda, et see tuleb sellepärast, et ma oleksin halb inimene või midagi, vaid pigem ma tahan teada, et kas kõik on hästi, kuhu ta läheb ja ma teaksin seda. Ja nagu kuidagi nagu ma tahaks pigem öelda, et see on hoolivus, aga jah, kindlasti on ka nagu hoolivusel ja kontrollivusel vahe, et kas nagu see tuleb ära tajuda, aga ma ei usu, et me otseselt veel sellega oleksime liiga teinud üksteisele. Vist veel mitte, jah. Nagu ütleme niimoodi, et jah, me küll nokkisime siin Bellat ja tegelikult nõme, vaata, et me niimoodi ütlen, pigem peaks just olema, et teie nagu üliäge, vaata, mine muidugi proovi, mis vahet on, millega see tegeleb. Aga eks me võime ka veits kadedad. Aga samas me ei olnud ju sulle... Et ära mine. Jah, ära mine, mikko olime, aga mine vaata. See oli nagu minu jaoks ka lihtsalt naljakas. Kuigi kindlasti taga kuklas oli nagu see, et okei, fine, me ei lähe siis, vaata. Aga nagu lõppkokkuvõttes nagu see oli nali ja ma tean, et see oli nali. Ja see ongi see, et me nagu tunneme üksteist, vaata, et meil on nalja teeme ja... Sest nagu ongi, et ka meie põhjustame üksteisele vahepeal seda süütunnet ja hirmu mingil määral oma lausetega. Näiteks kui tekivadki tülid ja ma ütlen, et kui sa veel niimoodi teed, siis see tassi lõpeb ära, vaata. Aga ongi see, et ega me ei saa lasta ka kogu aeg trampida oma südamete peale olla nagu, et suva, mis sa ütled mulle, aga see läheb nagu nii hästi rassisse teist välja. Tegelikult ei ole ju nii. Väga paljud asjad, mis me ütleme, jäävad meile nagu siia kahe kõrva vahele kummitama. Ja siis need tulevad meelde ja siis see teeb sulle haiget ja kui seda välja ka ei ütle, et see sulle haiget tegi. See koguneb su sees, kui see lõpuks nagu suure pallina tuleb kõik välja. Ja. Ehk siis me kõik mingil määral põhjustame üksteisele seda hirmu, et natuke ikka pead sõprussuhtes või tavasuhtes ka jälgima, mis sa ütled ja kuidas sa ennast väljendad. Et, ja ei saa päris olla need, ta mu sõbranna, väga hea, kui sa tunnedki ennast vabalt. Peadki tundma vabalt, aga mitte nii vabalt, et sa teed teisele haiget sellega. Ja, päris iga päev ei pea teda perse saatma. Vahepeal võib. Jah, sest nagu me käisime ka siin shoppamas üks päev ja siis tegelikult on ikka tore, kui su sõbrannad ütlevad sulle ausalt, vaata, kui sulle ei sobi see asi näiteks. Ma proovisin baleriinas ja kuna need on jälle moodi tulnud, siis mõtlesin, ma tahan endale koostada. Okei, need ei näi kõige paremad jalas välja. Aga mis te ütlesite mulle? Me ütlesime sarkasmiga kuidagi. Et hea, et need ei sobi või midagi siukest. Et parem ongi, et need ei sobi sulle. Midagi siukest. Ja Bella puhul ma olen harjunud, et see lause tuleb. Aga tegi ka Lotta seda nalja või nagu Lotta suust tuli see kuidagi nagu mõnitavalt minu jaoks ja ma solvusin selle peale. Ja Lotta nägi hetkega ära, kuidas mu nägu muutus, kui ma kuulsin seda. Ta lihtsalt vaatas mulle otsa ja siis ma olin nagu, et mida ma ütlesin ja kuidas ma ütlesin, et see nagu ei olnud nagu kohane. Mitte ma olin eelnevalt võtnud tüdrukud kaasa, et lähme shoppama, valin teile riideid, aitasin neil otsida, mis neile sobiks ja nõustasin, et see on ilus, see mulle meeldib. Nägin vaevad, ka nemad leiaks endale midagi ja saaks ennast vahepeal üles sättida või mida iganes. Nagu olin nagu abiks nagu sõbranna ja siis öeldakse mulle vastu, et parem ongi, et sa seda ei osta põhimõtteliselt. Ja siis mul ka nagu, võiks naljane võtta, aga samas kuidagi see tegi mulle haiget, sest ma julgesin näidata, et mulle meeldivad nagu mingil, väga paljud ei kanna enam, ei kanna baleriinas, aga ma tahaks nagu kanda, sest nad on mugavad ja võib-olla mõne asjaga sobivad, aga ma julgesin seda näidata ja siis ma sain vastuseks, et
parem on, et sa ei osta neid ja siis ikka saad natuke võib-olla kuidagi siuke, kurat, et ma nagu avasin ennast, aga siis sain vastuseks sellise. No ja siis Lotta tundis ennast ülihalvasti, põhimõtteliselt pisardas mul seal, ma ütlesin, mis sul viga on, ütles, et ta ei taha enam mitte midagi öelda, tunneb ennast nii süüdi. No minu sees oli ka siis juba tunnen, no super, ma olen eriti hea sõbranna, tekitangi ainult sõbrannades hirmu ja süüd, aga samas ma ei teinud valesti, et ma näitasin välja, et mind häiris see lause. Mis ma oleks võinud olema, et pole hullu. See ka pole nagu õige. Jah, ma võiks võib-olla chillimalt võtta seda, aga samas võib-olla see ei ole minu jaoks asi, mida chillilt võtta. Võib-olla see minu jaoks tähtis. Ja tegelikult sa leidsid palju lahedamad valemiinad. Lihtsalt ongi see, me saame alati asju öelda meeldivamalt. Ja see oli see üks koht, kus oleks olnud. Sest ma olen harjunud sellega, et Lotta nagu suht tihti toetab mind mu otsustes, ehk siis mis mulle meeldib mu seljas, ma tean, et meeldib see ka Lottale. Aga kui Lotta ütleb, et see ei sobi mulle, siis ma olen nagu, et mida perset? Mis asja nüüd? Kas ma olen nüüd imelik? Me oleme ennemgi läinud kaklema selle pärast, aga nagu... Sest et mina olen see, kes alati ütleb, et nagu otse välja, kui mulle ei meeldi. Nagu ma olen see, kes Lotta on kõrval, issand, kui ilus ma mingi ei. Lotal on võib-olla see, et Lotta suudab kuidagi rohkem võib-olla ette kujutada seda olukorda, kus ma kannaksin seda või nagu milline see näeks teiste riietega välja, et võib-olla Lotta nagu mõtleb rohkem samme ette, aga Bella nagu automaat nagu selle pealt ei. See on samas proovi kabiinis. Mul võib-olla isegi lähe üldse asjad oma vahel kokku, aga nagu ei. Mul on see ka, et ma ise olen nagu nii, ma ei saa, pigem ütleks nagu lihtne stiil on mul ja nagu minu jaoks on nagu põhiliselt, kuidas ma riides käin, on must pluus, mustad püksid. Järgmised mustad püksid, järgmine must pluus. Vahepeal panen valge pluusi selga, kui ma tunnen, et tahaks värvi. Täna natuke nagu ekstra midagi. Ehk siis nagu, mul on nagu nii kindel visioon kogu aeg silme ees, et nagu mulle ei meeldi täpilised, mummulised, mingid lilesed asjad. Minu jaoks on need nagu kõik mingid malekleidid. Ja Bella häirib nii väga, kui ma kannan Esmeralda kleite. Ma nimetan neid suviseid kleite, mis on nagu natuke lillelised ja siuksed õhukesed ja satsilised. Siis ma nimetan neid Esmeralda kleitideks ja Bella vihkab neid mu seljas. Aga need on nii armsad. Ja eriti veel suvel, kus seal aasal niimoodi hüpates. Aga ta vihkab neid ja siis me alati naerame sellele. Ma ei tea, mis mul need Esmeralda kleitidega on. Mingid suvekleidid on ilusad. Aga see üks kindel Esmeralda kleit, mida ta armastab. Ei, ma ei ütle, ma armastan seda, ma kannan seda. Ja, aga sulle meeldib see. Ma vihkan seda kleiti. Võt see on üks asi, mille ma proovin iga kord ta nõusse saada, et ta oma selle kapist ära viskaks, aga me ei ole veel selleni jõudnud. Ma arvan isegi, kui Joonale see kleit ära ei meeldi, siis ta nagu meelega hoiasta kleitilised alles, et Bellale nagu närvidele käia. Seega ja. Aga ei, nagu minu poolest selles suhtes ma tean, Joone kannab kõik välja ja tal on nagu kõige parem silm selle koha pealt. Seega ma isegi ei tule mitte kommenteerima mitte, aga lihtsalt kui sel hetkel, kui ta küsib mu ausalt arvamust, siis ma ütlen ausalt, mis mulle ei meeldi ja mis mulle meeldib. Mitte sellega, et ära osta seda asja, vaid sellega, et mulle ei meeldi see. Et nagu ma võin öelda järgmine kord, kui ma näen seda seljas, et või ma olen tihti peale enda peas mõelnud, kurat, see on päris kena ikkagi. Pidin ütlema, et mulle ei meeldi see, las ta jääda. See pole oluline. Ja siis ma vahepeal poes mõtlen ka, et nagu ma ei ütle äkki midagi lihtsalt, et pärast ma kahetsen, et söön oma sõnu, aga siis ta küsib mu arvamust, ma nagu ei, mulle meeldi. No aus tegelikult. Valetada ka ei tasu. Keegi peab ausalt ka ütlema. Absoluutselt, aga lihtsalt alati vaadake, kuidas te ütlete, et ka sellel on tegelikult vahe, et alati mõelegi selle ajale, et inimesed võib-olla avavad ennast, et siis või julgevad ennast nagu näidata, siis kui teile ei meeldi, siis prooviks seda öelda niimoodi, et see inimene taas nagu lukku ei tõmba. Et tuleb hinnata nagu ausust, aga see ausus peab olema nagu mõistuse piires ja see ei tohi haiget teha. Ütleme niimoodi. Aga kuna mina räägin nii palju, siis äkki sa tahad rääkida sellest psühholoogia asjast? Jah. Miks see on toksiline või miks mulle see tundub toksiline? Jah. Vahepeal oli
siis olukord, kus peal oli psühholoogi vaja, aga psühholoogid on päris kallid. Ja siis psühhiaatrid. Ja siis Jonna oli nagu ideed, mis tal tulevad, kuskilt lambist. Siis ta oli nagu, et aga me paneme sulle ise aja kirja, vaata. Ta otsis psühhiaatri välja, pani aja, maksis selle eest ja siis nii-öelda ütles peale kuupäeva, et siis ole see kell seal kohas olemas. Ja kui Bella siis ära käis, siis ta tänas meid, meil on oma grupp, siis ta tänas seal ja oligi väga nagu tänulik nii-öelda meile mõlemale. Aga point oli selles, et mina tegelikult ei teinud nagu midagi. Ja ma oleksin, õige käitumine oleks see, et ma oleksin seal öelnud, vaata, et see on täielikult Jonna nagu korraldatud, vaata, et ole talle tänulik, et ma tegelikult ei teinud mitte midagi. Aga ma ei teinud seda. Ja see on suht sama nagu see küünalda olukord, vaata. Ja nagu sa võtad teise inimese idee ja au endale. Või nagu jagad seda temaga. Nagu ma ei ole otsest pahane selle peale, et nagu et Lotta, ma ei tea, ka nõustus või tänas nagu Bellat või oli lahke nagu Bella. Kuidas ma ütlen nagu, et Bella tänas meid ja siis Lotta ütles, et palun ole lahke. Ma ei ole otsest selle peale pahane, aga mind lihtsalt häiris kuidagi see, et ma maksin selle asja eest mingi 160 €. Kõik psühholoogid ja psühhiaatrid on üli kallid. Mul ei olnud selle vastu mitte midagi, ma maksin selle eest. Sest mul oli sellel hetkel võimalik ja kui ta on mu sõbranna, siis ma olen nõus seda tegema ta nimel. Nagu sa ei ole õige sõbranna, kui sa ei tee seda. Mitte ma tahan öelda, et sa nüüd ei ole, see ei ole mu point. Aga lihtsalt tegelikkus oli see, et kui ma sellest maksin ja aja panin, siis mina ei tahtnud ju olla Lottale ja öelda, et kuule Lotta, ma nüüd panin selle, et äkki siis saad selle, teeme selle raha nüüd pooleks ja kannab mulle. Mida Lotta oleks pidanud tegema, kui ta nagu tunneb huvi ja tahaks ka nagu osaleda selles, siis oleks pidanud Lotta mu käest küsima, kuule, mis sa arvad, kui teeks selle raha pooleks ja panustame mõlemad Bella vaimsesse tervisesse. Et ja siis ma solvusingi selle peale, et Lotta võttis minu au endale mingil määral või jagas minu au, mis tegelikult ei kuulunud tollel hetkel talle. Ja minu jaoks oligi see toksiline, sest sa ei teinud, ma tegin, ma maksin, ma tegin, minu idee. Nagu ära tule purjeta minu lainete peal, nagu palun. Ja mina ei teadnud, et Jonna idee oli ja et Jonna maksis selle eest. Ma lihtsalt nagu tänasin. Ma ei saa nagu Bella peale pahane olla, kui sa Lotat tänad, vaata. Aga lihtsalt ma olingi Lotta peale pahane, et Lotta ei öelnud midagi või oleksin öelda, et ongi teada, et täna Jonnet, et see tõesti oli Jonne poolt tehtud kõik või siis eelnevalt oleks olnud, et kuule, mis sa arvad, äkki nagu jagame ära selle raha, et sa ei peaks üksinda nii palju maksma. Et ma oleks nagu seda ootanud, et seepärast siis ma tundsin ennast nagu ka halvasti, et jälle mina teen ja jälle keegi saab au endale lihtsalt. See on aulus. Mitte, et ma tahan nagu Lotta vastu nõme olla, et miks sa tegid niimoodi. Ei, aga ma lihtsalt tundsin tollel hetkel niimoodi ja ma rääkisingi välja, mis ma arvan sellest ja siis sai nagu Lotta ka aru või... Jah, sai küll aru, jah. Tere, ma ei tea, kas see, mida kirjutan, on lihtsalt minu peas või kas see on tõesti midagi, mille pärast muretseda. Mul on suhe mehega, keda ma väga armastan. Me oleme koos olnud 1,5 aastat ja ta on alati olnud minu jaoks olemas. Kui ma vajan abi, siis ta aitab. Kui mul on halb päev, kuulab ta mind ära. Ta ütleb, et armastab mind ja et tahab minuga tulevikku luua. Kõlab nagu unistuste suhe, eks. Aga on üks probleem. Ma tunnen, et ma olen kaotanud oma vabaduse. Alguses oli see armas, ta tahtis alati teada, kus ma olen, kellega ma aega veedan. Kui ma ütlesin, et tahan sõbrannadega välja, vastas ta alati, ole tubli, ära tee midagi rumalat. See tundus armas, kuni ma märkasin, et ta hakkas minu otsuseid kontrollima. Kui ma ütlesin, et tahan nädalavahetusel oma perega olla, ütles ta, kas sa ei taha minuga koos olla. Kui ma kandsin midagi veidi lühemat, naeris ta ja küsis, kelle jaoks sa nii üles lööd. Kui keegi mulle Instagramis midagi kommenteeris, küsis ta kohe, kes see on ja miks ta sulle kirjutab. Esialgu ma naersin ja ütlesin, et ta on lihtsalt kaitsev. Aga nüüd ma ei tea enam,
kas see on kaitsev või kontrolliv? Kui ma ei vasta ta sõnumile, tuleb kohe uus. Kas see ignoreerib mind? Kui ma veedan aega oma sõpradega, tuleb ta hiljem välja kommentaaridega, nagu ma ei tea, kas mul on okei, et sa nii palju nendega oled. Aga kõige hullem on see, et kui ma ütlen talle, et ma tunnen, et kontrollituna hakkab ta rääkima, kui väga ta mind armastab, et ta lihtsalt kardab mind kaotada. Ma tunnen, et olen pidevalt süüdi. Kui ma tahan teha midagi iseseisvalt, siis tunnen, et petan teda või et ma ei armasta teda piisavalt. Ta ei ole kunagi otseselt kuri, ta ei karju mu peale, ta ei ole agressiivne. Aga ma tunnen, et ma käin pidevalt varvastel, et mitte talle haiget teha. Kas see on normaalne? Kas see on armastus? Või on see lihtsalt ilusatesse sõnadesse peidetud manipulatsioon? Ja. Oi. Issand, tekst läks nii pikaks. Esiteks, jah, see suhe on kontrolliv, kindlasti. Aga samas ma ütlen ka ühte asja. Tead, kui jube on see, kui su mees ei küsi su käest, et kallis, miks sa niimoodi ennast üles sätid või kuhu sa lähed? Ja nagu teda üldse ta ei tunne sust huvigi, ta on jumala puhhu, kuhu sa lähed. See ei ole ka ju tegelikult tore. Et ikkagi mingil määral nagu hinnake seda, et ta kontrollib sind selles, kas ta just kontrollib, aga võib-olla ta tahab nagu tunneb huvi, mida sa teed, kus sa lähed, miks sa niimoodi üles oled sättinud ennast. Esiteks, pane tähele, või ta paneb tähele, et sa oled üles ennast, see inimene on ennast üles sättinud. Ja, et sa oled nagu vaeva näinud. Et nagu ongi see, et ole õnnelik, et su mees pani tähele, et sa oled ennast üles sättinud. Ole õnnelik, et ta küsib su käest, kuhu sa lähed. Et nagu see on juba tegelikult tähtis, mitte ainult ära loe välja seda, et ta on kontrolliv su osas. Jah, kindlasti ta on seda ja see on ka asi, millest sa saad rääkida temaga, kuule, et võib-olla veits nagu tõmbaks maha seda, et ma lihtsalt nagu räägi ausalt oma tunnetest, ütlegi, mida sa tunned, nagu mida sa arvad sellest, miks see sind häirib, sest ega meil võib-olla ongi traumad, võib-olla oleme olnud väga kontrollivates suhetes ja ongi hirm, et äkki järgmine on samasugune või et jah. Võib-olla tal on jah midagi endal seal nagu taga minevikust, et kindlasti nagu veits surkida. Äkki ta on näiteks petetud, vaata, ja siis ta lihtsalt nagu kardab ja proovib ennetada, vaata. Et kindlasti uuri, põhjenda ja nagu räägigi, miks sulle võib-olla see meeldib või kuidas sa ootaksid seda. Päris seda ka ei saa nagu, minu arust see ei ole tore, kui su mees ei küsi su käest, kuhu sa lähed, ta pane isegi tähele, et sa oled üles sättinud ennast. Ja siis on nagu tekib ju teistpidi probleem. Ja saadki nagu nii-öelda kodukaulistus, vaata. Tee süüa ja korista ja. Et jah. Võib-olla jah nagu, ma ei tea, räägi näiteks kellegiga, kes nagu näeb seda suhet kõrvalt, et see on nagu hea, et võib-olla tema oskab nagu anda vaate, kas tema näeb ka, et see suhe on kontrolliv ja siis räägi nagu temaga ka, et räägigi läbi, et võib-olla küsigi, et kas tal on nagu midagi minevikust näiteks, mis võib tuua sükest käitumist esile. Et nagu kui tõesti ei lähe nagu asi paremaks või ikkagi on sinu jaoks liiga kontrolliv või manipuleeriv, siis muidugi siis liigu edasi. Absoluutselt. Ega ükski suhe pea olema selline, et sa pead kinni hoidma inimesest. Et see ei ole ka päris õige, et ikkagi peaksite koos sellepärast, et te mõlemad tahate. Aga jah, et kõigepealt proovi nagu sõnadega, et vaata, mis saab. Mitte, et nüüd järgmisena proovi siis kätega, mitte seda. Just. Et see nagu kõik peab ikka sõnadega jääma või sinna piiridesse. Ja. Lihtsalt räägi, mida sa tunned ja miks see sind häirib, et võib-olla inimene pane tähelegi automaatselt, et ta seda teeb. Hea point ja, et oskab rohkem võib-olla peale seda nagu tasakaalu leida sellele. Miks me ka oleme ja ütlemegi endale üksteisele asju, mis meid häirib, ongi selleks, et me ei saaks kogu aeg üksteisele halvasti öelda või teha asju, millest me isegi ei tea. Võib-olla ma ütlen midagi ja ma ei teagi, et see, ma ei tea, Lotat või Bellat häiris. Aga kui nad räägivad mulle, siis ma olen teadlik, et okei, neile ei meeldinud see. Ja seda saab parandada pärast. Just. Aga selle suhte koha pealt on ka see, et kui nagu ta võib-olla ei olegi kontrolliv, aga sina endiselt tunned kogu aeg, et ta on kontrolliv ja sa ei saa sellele nagu tundele vastu, siis ka pigem nagu liikuda edasi. Et nagu
sa ei saa elada edasi selle mõttega, et sa kogu aeg arvad, et see inimene kontrollib sind. Et kui see isegi ei ole nii, siis võib-olla te ei ole lihtsalt üksteisele nagu loodud. Et olete natuke nagu eri teedega kuidagi jooksab kokku see asi. Ja võib-olla mine käi ise ka võib-olla korra psühholoogi juures ära, võib-olla natuke uuri seda lapsepõlve ja mingeid sellised, mis nagu võib-olla tekitavad sulle seda kontrollivustunnet nii-öelda. Ja võib-olla sul on miskid, mis nagu mitte üldse halvaga, aga võib-olla sul tekitab miski sellise tunde, et keegi kontrollib sind. Et võib-olla ongi, ma ei tea, vanemad või midagi siukest, et tihtipeale ju kõik algab kodust. Et võib-olla sul on lihtsalt see hirm sees. Absoluutselt. Just. Nii. Ma räägin ka veel ühest oma kogemusest. Mul oli üks silmarõõm kunagi siis, ma olen siuke, ma armun hästi kiirelt, aga ma olen 3. armunud ja siis pärast seda ma enam ei ole armunud ja siis on nagu jama kokku keeratud ja siis ma pean hakkama seda asja lahendama. Ja eks ma olen ka siuke, et ega ma ei ole päris kindel, et ma usun nagu armastusse esimesest silmapilgust, et ikkagi ma tunnen, et ma pean inimest mõnda aega õppima tundma, et ma päriselt saaksin teda kas armastada või olla temaga koos. Aga see poiss ei saanud sellest aru, kui ma rääkisingi talle, et tead, et alguses sa olid nagu sümpaatne mulle ja võib-olla tundusidki huvitav, aga lõpus, kui ma sind rohkem tundma õppisin, sain aru, et sa ei ole minu inimene, mitte midagi paha, aga lihtsalt me ei täiusta kuidagi üksteist. Aga kui me väljas käisime ja kui see meeldimisaeg oli, siis oli see poiss, et ma maksan kõik ise, ma olen mees, minu ülesanne maksta, ma maksan kõik ise. Mina olin, et kuule, ei, et nagu las ma maksan ka, nagu teeme pooleks, et siis ei ole me üksteisele midagi võlgu ja meil ei ole nagu sõltuvad niimoodi teineteisest sees. Seepärast, et minule alati, miks ma tahaks pigem ise maksta, enda arvan seepärast, et mul tekib alati tunne, et kui mees maksab, siis ma olen justkui talle midagi võlgu ja see võlgu peaks tähendama seda, et ma peaks taga koos, ma ei tea, mingi öö veetma või midagi sellist, et põhimõtteliselt ma peaks talle nagu tasuma selle eest, et ta maksis. Ja sellepärast ma ei tahagi kunagi, et mees tegelikult maksaks. Siis, kui ma olen mehega koos päriselt, on juba mõnda aega, siis aga palun, võta need arved. Maksaga. Ja meelega. Saada meili peale ka veel lisaks. Aga jah, kui ma ei tunne inimest niimoodi, siis ma lihtsalt pigem ise maksta enda arved. Aga see poiss ei lasknud mul maksta. Lihtsalt sõna otsa, et ta ei lasknud, ta tegi kõik ise, ta kõik maksis. Nii. Lõpuks, kui ta sai teada, et ta ikkagi mulle nii väga enam ei meeldi või ma ei ole niimoodi huvitatud suhtest, siis mis ta ütles mulle oli see, et sa pead tagasi mulle maksma kõik selle. Ja, et ma kulutasin sinu peale nii palju vaata, et võta kõike tagasi nüüd. Et oligi, et maksa tagasi. Ma olin, et kuule, lahkud selliste keeles. Nagu reaalselt unusta ära. Ma ei kavatse sulle. Ise tahtsid maksta? Ja, sa pidid mees olema, mis sa järsku muutusid naiseks või nagu... Vahetsid sugu või? Et ise sa ütlesid nii, sorry. Ja sa veel pakkusid välja ka. Ja oleks jah see, et ma ei oleks välja pakkunud, et siis võib-olla küsibki. Kuule, alloo, ma ise pakkusin veel välja ka seda nagu, sa olid loll, et sa sellest kinni ei haaranud. Et selline oli minu kogemus. Ta üldse oli natuke omamoodi tüüp. Oi jah. Et hea südamega poiss iseenesest, aga kindlasti ma ei näe, et kui teid häirib väga see, et me siin ütleme ausalt ja natuke mingil määral ropendame, siis harjuge ära sellega, sest me tegelikult päriselus oleme sellised. Me hoiame praegu veel tagasi. Jah, me hoiame pigem tagasi. Jah, kole, et naisterahvad ropendavad. Aga sorry, see on mu hetke emotsioon ja see ei tähenda, et ma vanemate inimeste eest seda teeksin. Meie oma vahel lihtsalt oleme, et kuule ahna. Ja nagu me tahamegi luua, et see, kuidas me oma vahel oleme, on ka see, kuidas me oleme siin teie ees. Meie eesmärk oli lihtsalt see, et me räägime siin oma vahel ja siis te saate lihtsalt näha seda kõrvalt ja kuulata, mida me räägime. Mitte see, et me peame siin ekstreemselt viisakad olema, sest tegelikult see teeb ka meid väga feigiks. Just. See ei ole nii-öelda need, kes me tahame ausad olla. Absoluutselt. Nii et kui teile ei meeldi see, siis ära kuula. Värge kuulake. Et me ei sunni kedagi ju. Me kuulame ise. Jah, just. Absoluutselt. Nii et jah. Aga mul loen ka siis ühe kirja. Mul on õnneks suht hea lühike. Tere, ma olen väga segaduses ja loodan, et keegi oskab mulle vastata. Kas see, mida ma kogen, on normaalne või on see midagi, mida ma ei peaks taluma? Ma olen suhtes mehega, kes on karismaatiline, kirglik ja oskab mind alati oma sõnadega veenda. Kui me olime koos, tunnen ma, et ta tahab mind. Kui me oleme koos, tunnen ma, et ta tahab mind. Aga ainult teatud tingimustel. Kui ma olen õnnelik, energiline ja enesekindel, tundub, et ta kaotab minu vastu huvi.
kui ma ka olen haavatav, nutnud, pettunud elus või temas, siis on ta korraga kohal. Siis tunneb ta mind ihaldavalt, siis tõmbab ta mind enda vastu ja ütleb, et ma olen päriselt tema oma. See on peaaegu nagu muster, ta provotseerib tüli, viib mind punkti, kus ma olen täiesti katki ja siis seksib minuga, nagu ma oleksin kõige väärtuslikum asi tema elus. Ja see seks, see on intensiivne, kirglik, peaaegu raevukas. See paneb mind unustama kõik halva. Pärast olen ma väsinud, tühjaks, pigistatud, aga vähemalt tundub, et ta on minuga rahul. Nii kaua, kuni järgmine kord, kui ta mind distantseerinult vaatab ja tundub, et ma pole enam piisav. Nii kaua, issand, ma kätin järjele. Nii kaua, kuni ma jälle pean olema katki, et ta mind tahaks. Kas see on armastus või olen ma lihtsalt kellegi emotsionaalne mänguasi? See teine. See teine, jah. Siin armastusest on asi nagu väga kaugel. Selline käitumine küll ei ole okei, see on väga toksiline ikkagi. Ja tunne ongi, et see mehel on vaja kuidagi nagu enda seda võimu. Domineerima. Näidata seda ja siis muidu vaata, kui naine on õnnelik, tunneb enesekindlalt, vaata siis temal see nagu enesekindlus kukub. Aga siis, kui ta näeb seda mõõnaperioodi tal, siis tal on kohe nagu mingi, ma olen kõige kõvem mees, ma olen kõige ägedam, kõige lahedam, eks ju. Et siin on kindlasti selle mehel on ilmselt mingid traumad, ma arvan, nooruspõlvest või ütleme kuidagi siuke mulje jääb, et ta on pidanud väga palju oma elu jooksul ennast nagu tõestama ja näitama oma võimu, et olla päriselt keegi. Siis tegelikult sa pead selle mehega rääkima ja olema, et kui siuke asi edasi jätkub, siis see ei ole enam tervislik suhe, vaid see on nagu, kuidas ma ütlen, sinu ärakasutamine, see on otseses mõttes siis, kui sa oled kurb. Mis tegelikult mees peaks tegema, kui sa oled kurb, sind lohutama, kallistama, isegi mitte seksima. Meil on ausalt tegelikult, kui sa oled kurb, siis ei tasuks nagu seksida, sest see tegelikult, see ei ole päris õige. See on nimetatakse nagu lohutusseksiks. Ja paljudel meestel, ma jälle ei üldista, aga on mehi, kes kasutavadki naisi niimoodi ära, sest siis on need naised nii haavatavad ja kurvad ja siis nad on nagu soovad tunda seda reaalset domineerimist, et nad on päriselt mehed. Nagu mingid Kreeka jumalad. Aga sorry, mees, sul on probleem. Sa võiks nagu niisama Kreeka jumal olla, aga siis, kui su naine on päriselt õnnelik ja sa peaksid just siis tundma, et mul on meda, mul on nii ilus naine ja nii õnnelik naine ja see peaks just sinust sütitama seda suuremat iha, kui see, et su naine nutab. Ja sa veel provotseerid, et ta hakkaks nutma, põhimõtteliselt see on vale, sellega tuleks tegeleda, rääkige oma vahel, minge psühholoogide juurde. Paari nõustamisse. Just. Lotta, tahad sa midagi öelda, meil on jube vaikne täna, nii et mul see nina natukene kinni mul aju. Sa ei taha siin muliseda meil kõrval. Väga ei... Me olime eelmine kord seega. Nüüd saad tunda, mida me ei tundsi. Mina olen endast haige nüüd. Ma ka. Aga ma vähemalt ei köhi ka 2 sekundidega. Aga mis tõmbame siis otsad kokku, et koju lähen ravima ennast. Äkki 2 arsti siin teevad midagi mätsikud. Lähme koju ära, et aitab küll. Me oleme juba väga pikalt teiega siin rääkinud. Aga mõtlesin, et äkki peaks natuke tiisima järgmist osa vaata, et võib-olla mingid, mis teema meil on, et äkki saab kirju saata. Sooviks kirju saada teemal siis... Red flags ja green flags. Ehk siis... Väga põnev teema. Jah, et sellel teemal me sooviks siis kirju saada, siis sinna utlevälja@gmail.com, mis on siis Y ja A-ga kirjutatud. Jah, nii nagu tavaliselt. Jah, et sinna siis ootame teie kirju. Ja need on siis need green flags ja red flags on siis nii mehe kui naise puhul ja võite ka kolleegide, vanemate või kelle iganes puhul kirjutada. Kõik vist nagu mõttesse tuleb. Just. Kuulge, aga aitäh teile ja ilusat algavat nädalat teile siis ja kuulake meid ja andke palun meile ka tagasiside, et olgu see siis kas või negatiivne või positiivne, aga lihtsalt vaadake siis, kuidas te seda sõnastate, et nagu me ütlesime, et toksilised suhted ei ole toredad, siis jälgime, mida me ütleme ja kuidas. Ja näeme nädala pärast. Näeme nädala pärast. Switch of Frey! Ciao!